tere! Täna räägime erinevatest nahaprobleemidest erinevas vanusegrupis. Näiteks sellest, millal alustada nahahooldusega, mis vanuses, kas 10-aastaselt, 11-aastaselt, 15-aastaselt. Mida teha tumedate silmaalustega, mida teha kortsudega, kuidas neid ennetada ja kui on ja siis vastame ka erinevatele küsimustele, mis on tulnud läbi Instagrami. Ja üle laua istub minuga väga päikseline Liisa Raudmets, kes siis on minu endine kolleeg Medemisest. Mina ütleksin Liisa kohta, et ta on nahahoolduse ABC ekspert. Liisa, tere tulemast! Tere, aga tore sind näha! On tõesti tore sind ka näha. Räägi paari sõnaga endast ka, et kes sa selline oled? Ma nii julgelt ennast eksperdiks ei nimetaks nagu sina, aga jah, ma olen nahahoolduse entusiast, ütleks niimoodi. Ja ma olen praegu küll beebipuhkusel, aga nagu sa ise ka tead, siis Medamises ma töötan esteetilise meditsiini õena ja meie igapäevatöö ongi siis see, et me teeme erinevaid esteetilisi protseduure keemilisest koorimisest kuni täitesüstideni välja, eks ole, laserid, IPL-id sinna juurde. Ja sa ise ka tead, kui kirju see maailm on, eks ole, kui palju seal on neid erinevaid tooteid ja toote esindajaid ja jutte ja müüte, eks ole. Ja kohati isegi liiga palju tundub, et kui oled täiesti võhik, siis läheb pea täiesti sassi küll, et kui keegi ütleb, mine osta niisutav toode, mida sa siis parasjagu nagu lähed, mida sa lähed sellest samast täpselt see sama jutt või kirjeldus ongi, millest mul kasvas välja enda Instagram, see on Nurse Liisa, kus ma siis üritan seda maailma lihtsamaks muuta tavainimese jaoks ja aidatagi tooteid valida ja protseduure ka lihtsamaks rääkida. No vot ja sinule tuligi ju Instagramiga hulginisti küsimusi, et nendele me hakkame ka vastama siin järjepanu. Aga mis ma tahtsin veel küsida, kaua sa üldse oled selles esteetika valdkonnas? Olnud on ja. Nüüd saab veebruaris veebruar on läbi. Veebruaris Liisa Märts on juba. Vaata, see on see, kui sa beebiga kodus oled 8 aastat, mis ma arvan on selline piisav aeg, et ma mäletan, kui mul sai 5 aastat täis, siis ma hakkasin tundma, et nüüd ma nagu saan nagu päriselt mingitest asjadest aru, et nüüd ma julgen nagu öelda, või julgen millestki rääkida. Enne seda oli küll selline, et see imposter syndrome, et ma ei tea ikka mitte midagi. Ma ei tea, kuidas sinul on, aga see esteetika maailm on tegelikult ju keeruline. Ja lai. No minul on niimoodi, et kui ma tunnen, et ma juba olen selles valdkonnas päris hea ja ma lähen kuhugi koolitusele uuesti lihtsalt värskendama ennast, siis ma saan aru, et issand jumal, kui palju on veel õppida, kui palju kõike uut on ja kohe kindlasti ei tunne niimoodi, et nüüd ma olen parim sellel alal. Aga samas ma arvan, see on hea nagu selline, tunne, et ega peabki ju õppima ja ennast kursis hoidma erinevate nüanssidega. Nii, aga mis ma veel tahtsin küsida sinu käest, et hästi tüüpilised küsimused, kui patsiendid tulevad konsultatsioonile, siis nad vaatavad, hindavad ka sinu nahka kindlasti ja siis nad küsivad, et Liisa, mis on sinu lemmiktooted hetkel kasutuses? Kohe niimoodi otsa. Jah, see varieerub hästi palju. Nüüd on praegu ju selline olukord, kus ma imetan, mis tähendab seda, et tootevalik on kohe kitsam. Aga mul on oma lemmik pesukeelid, mida ma kogu aeg jagan, eks ole. Ma ei tea, sa tahad toote nimetusi? Tahan jah. Nad tahavad, patsiendid või kliendid tahavad toote nimetusi. Vanus on sul praegu 30? 30 jah, et siis... Ehk siis võib-olla 15-aastastele pole see nagu hea soovitus või 20-aastastele või kuidas? Tegelikult mul on üks pesukeel, mida ma läbi kõige, et ma mõtlen, et just oli siin, mul tuleb meelde üks 11-aastane tüdruk, kes tuli mul ka konsultatsioonile ja see Bioderma Sensibio pesukeel, et kõik, kes mind jälgivad, teavad juba, kui palju ma seda soovitan. Sobib igas vanuses, absoluutselt. Minu lemmik ka tänu sinule. Jah, hästi mõnus. Ja siis teine on CeraVe oma, mis on foaming cleanser. Ka hästi mõnus, aga võib-olla siis ütleme, päris tundlikule nahale ei sobi, aga kombineeritud, rasune, normaalne nahatüüp. Hästi mõnus. Ja päikesekaitse? Päikesekaitse praegu ma kasutan Atopicoma ikkagi, mis on toonitud lihtsalt sellepärast, et mingit värvi näkku saada. Aga muidu suvel midagi kergemat, et La Roche-Posay see omad Anteliose sari, vaata, see on emulsioon. On väga tuttav. On hästi mõnus.
aga paar tükki olen ka välismaalt tellinud, et neid ma nii palju Instagramis võib-olla ei reklaami ka, sest inimesed tahavad ikkagi tooteid, mis nad saavad siit meie poest osta või apteegist, et ei taheta nii palju tellida. Kas on juhtunud niimoodi, et näiteks kuskil TikTokis või Instagramis kiidetakse seda toodet taevani ja siis sa tellid ja vaatad, et täiesti mõttetu? Muideks oma viimase päikesekaitsekreemi, see Beauty of Joseon, ma ei tea, kuidas see õige nimi on. Ma tellisin, sest see oli just TikToki mingi hype. Nagu hitt. Ja see on tõesti väga-väga hea. See on tõesti hea, aga ma ei telli väga palju selliseid hype-tooteid või ma ootan. Ja kõigepealt tutvun, loen selle toote kohta, vaatan koostist ja siis mõtlen, et kas mul on seda üldse vaja, kas ma nagu saan seda kasutada praegu või kas ma kasutan ta ära, et niisama pole mõtet tellida. Ja siis on veel üks küsimus, et mis on 3 lemmikprotseduuri, nimeta siis need 3 lemmikprotseduuri enda puhul, mida sa siis kindlasti korra aastas teed? Enda nahale just, jah? No IPL esimene kohe, mis pähe tuleb. Ma arvan, et inimesed ei tea võib-olla, mis IPL on. Ütleme siis IPL fotoravi, ma arvan, rohkem teatakse fotonoorenduse all, eks ole. Ehk siis selline leebe valgusravi, paneme leebe jutumärkidesse, on ju, nagu sa tead. aga ta ei ole ikkagi laser. Selles mõttes ei saa võrrelda. Ma ütlen ausalt, et minu lemmik on ka IPL, valgusimpulsid siis nii-öelda, ja ta on lemmik, ma teen seda kindlasti endale ka 2 korda aastas, nagu sinagi vast. Või kuidas? Ma arvan, nüüd ma peaks rohkem tegema, nüüd on pikem paus jäänud, on ju, aga jah, ütleme selline maintenance või kui sa hoiad, et kui sa seda ravikuur algul on pikem, on ju, 4 kuni 6-8 korda ja siis jääd aastas 2 korda tegema. Jah, just. Ja see on üks protseduur, mida sa teed, mis sa veel teed? See on nüüd huvitav, et ma teen tegelikult üpris palju keemilist koorimist. Võib-olla mitte tihedalt, aga ma ikkagi teen. Aga samas nüüd, mida vanemaks ma jään, siis see ei ole enam mu lemmikprotseduur, ma ei saa öelda. Aga samas ma teen teda palju, et ma ikkagi nimetan ta ära. Et kodus ka samamoodi ja sa tead ise ka, et... Ja miks ta su lemmik ei ole? Mina tean väga hästi, miks ta minu lemmik ei ole. Mulle ei meeldi see ketendus. Sama. Ta kuidagi nooremana võib-olla, kui nahk talus ka rohkem, siis oli niimoodi lihtsam ja lillelisem seda teha, aga nüüd see taastumine ja see, ütleme, mu nahatõed on ka muutunud natukene, ma olen leebemaks läinud kui varem ja siis võib-olla valin sellised natuke leebemad variandid. Aga ma ikkagi teen seda, sest sa tead, kui kirju see happemaailm on, kui palju seal on võimalik valida erinevate nahamurede jaoks, erineva sügavusega kombineerida, et selles mõttes ta on hästi, hästi äge maailm. Nii, ja kolmas, tead, ma ütlen biorevitalisatsioon. Siis see on jälle küsimus, mis see on? Ütleme siis nahka niisutavad süstid, hüaluroonappepõhised. Või siis ka näiteks peloterol ju lisati glütseriin, on ju, mis on ka hästi mõnus, et see on selline, mida ma praegu tunnen, et ma nii tahaks juba teha, et tahaks juba kliinikusse minna. On sul nii-öelda perioodid, kus teed rohkem, kus vähem? Kevad, sügis, suvi, talv? Jah, selles mõttes, vaata me ju klientidele räägime või jätame näiteks sügavamad laserid ja sellised võib-olla IPL-i kuurid, et pigem mitte jätta suveaega, eks ole. Aga samas ma ikkagi teen neid, ütleme niimoodi vastavalt vajadusele ja kui vaja, siis suvel ka. Lihtsalt me oleme hästi hoolsad naha kaitsmisega. Ja miks, minu selline sõnum on alati siin puhul see, et kui me teeme näiteks mingisuguseid agressiivsemaid protseduure, on need siis laserid, lihvimised, IPL-id, samamoodi ka süsteprotseduurid, et koduhooldus on A ja O. Et kui koduhooldus paigas ei ole, siis minu meelest ei ole neid protseduurega mõtet teha. Nad korraks annavad sulle efekti, aga see on lühiajaline ja siis ongi nii, et tulemust ei ole ja inimesed ei ole väga rahul, et see tõttu. Ma arvan, sa oled võib-olla ise ka seda näidet toonud, aga see tuleb trenni tegemise juurde, et kui sa lähed 1 korra jõusaali ja siis loodad, et ma olen nüüd vormis või mul on nüüd seda võhma, on ju, et sa pead järjepidevalt seda tegema. Sama on protseduuridega ja koduhooldusega. Ja kui sa selle protseduuri oled ära teinud, saad selle, ütleme siis stimuleerid näiteks fibroplaste, et nad toodaks rohkem kollageeni, elastiini. See on täpselt nagu sa ütled lühiajaline, sa saad korra selle sutsaka. Kui sa tahad, et see jääks, siis
meie spetsialistidena soovitame sulle tooteid, mis siis aitavad sul kodus seda tulemust hoida või siis ka neid fibroplaste stimuleerida või nahka kaitsta päikesekaitsekreemiga, on ju, mis hoiab ka oma kollageeni alles. Et selles mõttes, täiesti mõttetu on näiteks raha koguda, et ma teen selle ühe protseduuri, nüüd selle kõige võimsama laseri 1 kord aastas ja that's it, ma rohkem mitte midagi ei tee. Jah, see on nagu see faceliftiga, et lähed nii-öelda nagu noa alla, mõtled, et teen 1 korra ära ja siis olen nüüd terve elu selline ja kõik enam midagi juurde ei tee. Samas ma ei tea, kuidas sinul on, aga mulle tundub, et klientidel see, kas see on hirm või mis, võib-olla see mõttelaad, et me määrime midagi pähe, vaata, see on nagu möödanik. Jah, et me müüme. Nad saavad aru, et me räägime seda sellepärast, et see ongi nii, et mitte sellepärast, et ma nüüd üritan sulle midagi maha müüa või et osta neid tooteid, tee seda protseduuri. Et ma arvan, et see ausus on see, mis ju jätab kliendid sinu juurde ja. Jah, täiesti nõus ja vahel tuleb ka öelda, et tuleb muutusi teha ja samas ka vahel tuleb, kui sa paned esialgse plaani paika, näiteks raviplaani või siis protseduuride plaani, et siis vahepeal ka muudad seda, et vaatad vastavalt vajadusele, kuidas nahk toimib ja mida ta teeb. Nii. Mis korra ütlen, minul oli alguses, ütleme, noore spetsialistina hästi raske see, et ma olin mingi asja paika pannud ja mul oli jube raske poole peal kliendile öelda näiteks, et oi, et see ei töötagi või me peame midagi muutma. Mul oli kohe selline tunne, et kuidas ma sain selle vea teha või ütleme, et kuidas ma siis nüüd muudan. Aga tegelikult on see, et see on loomulik asjade käik, et nahk ju muutub. Just, täpselt. Nõus. Minul oli samamoodi alguses. Aga enam nii-öelda seda hirmu ei ole, vaid see ongi, nagu sa ise ka ütlesid, et see on loomulik asjade kulg ja nii. Aga ühesõnaga sinu 3 siis lemmik iluprotseduuri on IPL, keemiline koorimine ja siis biorevitalisatsioon. Just. Jah, ehk siis hüarloonappe baasil nii-öelda need naha niisutavad süstid. Jah. Okei, aga lähme siis teemade juurde edasi, et nagu meil mõttes siin oli, alustame siis vanusegruppidest. Alustame noortematest ja tihtipeale ju lapsevanemad küsivad, et millal siis tuleb alustada lapsel nii-öelda nahahooldusega, mis vanuses, et kas siin on mingid kriteeriumid või kuidas sina nõustad neid? Ma ütlen nagu hoiatuseks nüüd jälle selle ära, et ma arvan, et enamus küsimusi, mis sa küsid, ma ütlen, oleneb. Et vastus on oleneb, sa tead ise ka seda, on ju. Aga ütleme siis niimoodi, et enamjaolt minul, kes need kõige nooremad sattusid, olid alates 11. eluaastast, vahel oli, kes oli ka üks poiss, oli 10-aastane. Et siis tuldakse konsultatsioonile, sest mingid esimesed mured tekivad. Et selline algav puberteet ja siis võib-olla rasueritus suureneb, on ju, esimesed kometoonid. Et ütleme, et tavaliselt see 11-12 on see vanus, et kus võib julgelt tulla, hakata neid harjumusi lapsele siis õpetama või süvendama, aga see ei tähenda, et enne seda ei või siis või ei tohi mitte mingit tooteid kasutada, et eriti kui kunagi ma sain Instagrami küsimuse ka või DM-i, et issand, kas oli hästi noor laps, 6-7-aastane või isegi noorem, kes oli nii huvitatud, et ema peseb, teeb midagi, on ju, ja tahtis kogu aeg seal juures ka ise, on ju, katsuda teha, et kas siis lasta lapsel, on ju. Jah, õrna pesukeeliga näiteks, miks mitte, või kas või ka lihtsalt veega on ju õpetad talle mingid liigutused selgeks. Palun väga. Aga üldiselt jah, ütleme siis, et kui puberteet algab ja mingid nahamuutused tekivad, et siis võiks. Ja noorematel lastel muidugi võiks juurutada seda päikesekaitse kasutamist. Jah. Et aga üldiselt ongi need patsiendid, kes minuni jõuavad noored, just on aknaprobleemiga, et ongi seotud hormonaalse muutusega puberteedi eas, et muidugi oleneb sellest nii-öelda siis akne vormist, et mis ja kuidas ta parasjagu on, aga mis need esmased soovitused on, et kui lapsel hakkab nii-öelda need esimesed akneilmingud, et mida ta peaks nii-öelda oma igapäevasesse koduhooldusesse kindlasti lisama? No siis tulebki see naha ABC, mis algab siis pesukeelist, niisutavast kreemist ja päikesekaitsekreemist. Et alustaks pesukeeliga, et pannagi näiteks kas või ainult 1 kord päevas õhtuti see pesukeel, eriti kui on seal juba selline algav akne või sellised kometoonid, siis võib ka natukene sellise vahutavama või tugevama pesukeeli võtta, eks ole, kui nahatüüp seda lubab. Ja siis meil on ju, sa tead ka apteegis hästi need aknele kalduvad
sarjad. Ja kerge kuni keskmine akne, eks ole. Proovida nendega. Ja ma kohe küsin, sest tavaliselt ju ka patsiendid ise küsivad, et palun ütle nüüd see toode, mis aitab, on ju. Ma saan aru, et see on nii-öelda vastavalt siis nahale, aga no selline, mis sa enam-vähem tead, et ta on suhteliselt kindla peale minek. Minul on 2 jutumärkide siis kindla peale minekut, need on Sesterma Agnises ja La Roche-Posay Effaclar Duo pluss. Mul on samad. Ja. Need on nagu aastate jooksul kuidagi toimivad ja Duo on kuidagi agressiivsem võib-olla natuke, kui nii saab öelda. Agnises on niisutavam ja sobib nagu rohkem võib-olla õrnemale nahal on ju. Seal on niatsinamiidi rohkem, aga need on head. Ja, sest et mida ma olen ka tähele pannud on see, et pesukeelvaht on olemas täiesti selline juhuslik valik tehtud kuskilt võib-olla toidupast ostetud, ja siis pannakse nii-öelda kreem peale ja väga palju nagu ei vaadata, et mis ta siis nagu peaks sisaldama, kui on kerge kuni keskmine akne, et äkki sa mainid lihtsalt üle need nii-öelda toimeained, mida siis nagu peaks vaatama selle kreemi sees, et no siin jah, hästi palju oleneb, ma arvan, sa tead, et kui need otsus mõttes lapsed meieni jõuavad on ju oma vanematega, siis tegelikult väga paljud me suuname edasi ka nahaarsti juurde. Ja, kindlasti. Et seal on see samm ka, ma nüüd ütlen, et mitte ainult see, et nüüd otsida neid toimaineid ja käsimüügitooteid ja siis saab nahk korda. Aga klassikalised ongi tsink, mis on lisatud ja see on sageli koos vasega, mis on antibakteriaalse toimega. Niatsinamiid, mis on B3 vitamiin ja vähendab nahapunetust, aitab põletikku natukene vähendada, nahatooni ühtlustada. Ja väga sageli on seal pisika kogus salitsüülhapet, mis samamoodi siis õrnalt koorib. Aga neid peab järjepidevalt kasutama, on ju, koos selle naha ABC-ga ja kui asi ikkagi läheb hullemaks, kui seda põletikku on palju, siis nahaarst. Ma ei tea, miks veel peljatakse seda võib-olla arsti juurde minekut või mingid ravimeid või äkki see, et nii noored ja siis ei taheta minna. Aga ma arvan, et siin on mingid müüdid näiteks teatud ravimite kohta, et on mõjutavad nii-öelda üleüldist organismi tööd ja kõike muud, et ei ole võib-olla nii kasulik, et siis nagu kardetakse neid tugevamaid ravimeid peale saada. Aga siin puhul on ikkagi, mina ütlen alati oma patsientidele ka, et kui ma näen, et on selline juba tugev akne ja isegi keskmise akne puhul, et kindlasti suunan samuti nahaarsti juurde ja puhtalt selle eesmärgiga, et hoida ära neid aknearme, sest aknearmidega töötamine on ikka küllaltki pikk protsess, et see võib olla aastaga kindlasti ei pruugi saada sellest lahti, et ja kas üldse nagu saab, on ju, et täielikult nii-öelda siledaks selle naha, see on iseasi küsimus, et oleneb, kui sügaval need aknearmid on, et seetõttu, et võib-olla see sõnum, et ei tasu karta nahaarstile minekut ja kindlasti meil on Eestis väga pädevaid nahaarste ka. Seda kindlasti. Ja sa tead ise ka, kui palju on neid täiskasvanud kliente, kes meie juurde tulevad aknearmidega vanast ajast on ju. See on, seda on oma jagu. Aga arstid ise ka ütlevad, et õigeaegne ravi ennetab armide teket on ju, et see ongi see, et minge nahaarstile. Ühesõnaga koduhooldus väiksest noorest peast paika ja alati ma soovitan ka seda, et mina üldiselt soovitan ikkagi apteegitooteid, et ma tean, sinul on see laiem nii-öelda soovituslik valik, sa oled ise väga palju katsetanud ja uurinud. Jah, ma sellepärast ka, et ütleme, need hinnaklassid on ju erinevad ja siis ongi see, et apteegitooted on tegelikult selle paari aastaga ka kallinenud üpris palju ja siis kui minule tundub, et see 20-eurone kreem on ju, Effaclar on vist minu arust ligi 20 eurot isegi rohkem, et täitsa okei on ju, siis võib-olla teismelisele, kes peab selle enda taskuraha eest ostma, see on suur summa, et siis miks ma hästi palju ka katsetan neid Aasia, Korea tooteid ja üritan sealt leida midagi või ongi see, et ütleme, et sinu eelarvel oleks nagu valik, on ju. Et mõistlik jah, sest et ju alternatiiv on. Aga kuidas sa katsetad neid tooteid? Sul endal on väga ilus silenahk, et ma arvan, et väga palju ütlevad ka sulle komplimente, et kuidas sa nagu nii ilusa sileda naha oled saavutanud, et kuidas sa nagu vaatad neid aknetooteid või et selles mõttes, kuidas sa oskad soovitada? Minu nahatüüp on siis ütleme, ma ütleks normaalne, kombineeritud, vastavalt hooajale muidugi ka, aga eks ma muidugi ei saagi
mul ei ole tugevat aknet ega rasust nahka, on ju, et ma ei saa nagu selles mõttes kaasa rääkida, aga ma ikkagi toimeainete järgi, see on põhiline, sa näed seda tekstuuri, tunned nahal, et seda kõike saab ju, ma saan ju kontrollida ja katsetada ja vaadata, mis ta teeb ja ma räägingi enda naha nii-öelda vaatenurgast või enda kogemusest. Et seda ma alati toonitan, et see ei tähenda, et see nüüd kohe sulle sobib ükspuha, mis toodete puhul. Aga aitäh komplimendi eest ja siis siin mängib muidugi rolli ka geneetika, et mul on selles mõttes, ma arvan, lihtsam seda tööd teha ja enda Instagrami sellepärast, et mu nahk lubab neid tooteid katsetada. Aga on hea näide ka, kus aastaid tagasi Medemisse tuli üks ilutoimetaja ajakirjast ja neil on seesama ja neile saadetakse nii palju tooteid, et katseta seda, kirjuta sellest ja temal oli väga raske akne, rosaatsia, et ta nahk oli väga raskes seisukorras, ta ikkagi seda tööd tegi ja siis, kus me just toonitasime ja rääkisime, et võt see on küll koht, kus nahahooldus tuleb nii minimaalseks tõmmata kui võimalik, et kui sul on mingid sellised nahahaigused, nahaprobleemid, siis see ei ole koht, kus nüüd katsetada 100 erinevat toodet. Et mul on lihtsalt vedanud. No ju siis on tõesti, selles mõttes on see hea, et sa selle välja tõid, sest väga paljud ju katsetavad, et vaatavad nädal aega proovin seda, vaatan ei toimi, nädal aega proovin teist kreemi, see ka ei toimi ja lõpuks ongi selline korralik kompott sul nii-öelda seal näos on ja et kõik nahaprobleemid kokku. Et mis sinu nii-öelda nõuanne on, et kui pikalt siis tuleb vaadata, kas see kreem sulle sobib või ei sobi? No see on sellepärast ka, et meil on nii suur valik ja kogu sotsiaalmeedia pärast ka see nahahooldus on tehtud justkui selliseks, ma ei oska seda isegi seletada, see on nagu omaette maailm. Et sa nagu, kui sa elad selles, see võib olla nii äge, nii põnev, nii huvitav ja siis lisaks need tooted on, kas potsikud on erilised, kas see lõhn on eriline, kas see kuidagi tunne või see on tehtud nagu nii selliseks, et see turundus seal taga on nii suur, et ma saan täiesti aru sellest, et sa vaatad mingit oma niisutavat kreemi, mõtled, et see on väga hea kreem, toimib, aga võiks midagi uut nagu proovida, et ikka see sama vana kreem on ju, kuigi ta toimib väga hästi. Et selles mõttes see on nagu raske asi, mida kontrollida, aga ma alati ise ka rõhutan seda, et mina testin neid tooteid seal selle eesmärgiga, et teile asja lihtsamaks teha, aga ma samamoodi nagu mõtlen läbi, enne kui ma midagi tellin, et kas ma seda saan kasutada, nii nagu ma enne rääkisin. Ma nii palju patrasin, et ma unustasin küsimuse. Sa ei vastanud, jah. Et põhimõtteliselt on see, et kui ma võtan uue toote, siis millal ma saan aru, et see sobib mulle või ütleme niimoodi, et ma panen selle uue toote peale, mul hakkab nahk natukene punetama, võtame selle Effaclar Duo Plussi, mis on nagu mõeldud aknele ja me rääkisime küll lastest, aga tegelikult ta sobib minu meelest päris hästi ka täiskasvanutele, sest täiskasvanud akna on ka selline väga aktuaalne teema siin, aga iseenesest jah, et nädal aega ta võib-olla siin natuke punetab, läheb kuivemaks nahk, seda kõike võib ju eeldada, et aga kui ta niimoodi jääb pikemalt, kas ma siis nagu võin seda edasi kasutada või kui pikk see periood siis peab olema, millal ma nagu saan aru, et kas see toode mulle ikka sobib nahale või ei sobi? Kui sul nädal aega järjest ikka kipitab, siis vaataks üle, et võib-olla see nahabarjäär on nii kahjustunud, et praegu see aktiivainetega kreem ei sobigi ja sul on vaja niisutavaid kreeme, et kõigepealt see nahk korda saada ja siis võib aktiivained lisada. Aga siin on jah kaheks, et kui sa kasutad, ütleme siis ostad mingi kreemi, paned peale ja kui su nägu on ikka tulipunane ja kipitab ja siis pese see toode maha ja ütleme niimoodi, et mõistlik on seda katsetada siin käe seljal enne või väikesel alal naha peal. Et siis on see, et arvatavasti on tegu mingi allergilise lööbega või ta tõesti sulle praegu ei sobi. Aga jah, nädal on liiga pikk, ütleme siis niimoodi, et ma arvan, ütleks, kui ta sul paar päeva, jah. Aga sellist tuge, see on selline, jälle oleneb, on ju, ma kuulaks selle kliendi tagasiside ära, ma vaataks seda nahka ja siis ma oskaks nagu rohkem kaasa rääkida, et kuidas see reaktsioon oli ja et kas ta peaks seda kasutama. Ja siin tähtis asi on ka see, et näiteks mis retinoididega kohe tuleb, on ju, kuidas mõnikord sul võib olla see, et jah, puhtale nahale sa näiteks ei pruugigi saada seda aktiivainet panna, kasutada,
sa pead panema enne niisutava kreemi. Või siis sa paned näiteks retinoidi, hoiad seda peal, pesed maha, siis niisutava kreemi. Või sa paned retinoidi ja siis niisutava kreemi. Et noh, seal on nagu nii palju erinevaid võimalusi, kuidas sa saad seda enda nahale tutvustada või kergemaks muuta. Aga see on jälle see koht, kus sa peaksid rääkima enda kosmeetiku või nahaarstiga ja siis me nagu oskame sulle soovitusi anda, et kuidas käituda antud olukorras. Et raske on nagu su küsimusele otsa vastata. Okei, no selge. Mis siis veel? Täiskasvanute akna ka, et kas siin on mingisuguseid erisusi nüüd nii-öelda selle, just ma mõtlen kreemide soovitusliku osas siis lastega seoses? No ja laste nahk on õrnem, eks ole, et täiskasvanute nahk talub üldiselt rohkem ja me tavaliselt lisame ka protseduurid, mida me lastele ju nii palju ei soovita, et pigem ikkagi arstile. Aga ütleme niimoodi suurt erinevust toimeaine põhiselt ikka, lihtsalt see kontsentratsioon võib olla tugevam, nagu ma ütlesin, et protseduurid lisaks või midagi, aga kui on akna, kui palju sa soovitad retinooli, see on ülipopulaarne, et retinool on selline, ma just mõtlen täiskasvanu puhul nüüd, et ütleme vanus siin no ma ei pea nüüd, 18 on ka täiskasvanika, aga ma mõtlen just vanemaid ikkagi siin 30, näiteks meil on patsiendid, kes on ka ju valdavalt on ikkagi 30, 25, 35, 40 isegi on siin akna probleemid, et siis ta hakkab vaikselt tagasi tõmbama. Aga retinoolid, mis sa arvad? Mulle väga meeldivad ja ma soovitan täiskasvanutele väga palju. Retinoidid muidugi on selline esmavalik komedonaalse akne puhul, eks ole, arstid kirjutavad. Milline see ütle nüüd, keel on sassis. Et kui sul on mustad ja valged komedoonid, et sellised nahaalused, ütleme siis põletikud punnid. Aga just täiskasvanutele sellepärast, et sa tead ise ka, ta stimuleerib kollageeni tootmist, et ta on ühelt poolt on super toimeaine, et vähendada siis komedoone, ta koorib nahka, on põletiku alandava toimega ja siis see, et klientidele ju meeldib see, et kui sa seda regulaarselt kasutad, siis ta reaalselt mõjutab su naha tekstuuri ja neid peenikesi kortsujooni. Ja poorid lähevad väiksemaks ja näonahk läheb tõesti poole ilusamaks. Nii ta on. Et selles mõttes ta on oma, teda nimetatakse nii-öelda kuldseks standardiks, et on oma nime väärt, aga sellega jälle, seal on valikuid nii palju, seal on see hetk, kus peaks kindlasti saatma selle inimese nahaarstile, et nahaarst saaks kirjutada selle retinoidi, et retseptiravi saada, eks ole. Et siin on nagu jälle see koht, et ongi vaja, et spetsialist nii-öelda üle vaataks ja No selge, ühesõnaga aitäh sulle akna teemal vestlemisest, aga lähme edasi, sellepärast me jääme selle peale nii pikalt pidama. Aga ta on jah muidugi omaette teema täiesti, kõik need naha erinevad probleemid, nendest võiks tundide viisi rääkida, aga me räägime suhteliselt niimoodi üleüldiselt, et mis on veel selline tüüpiline küsimus, mis mul tuli meelde, et kui ma teen trenni, et kas ma siis pean oma kogu selle hoolduse uuesti tegema, tegin hommikul kogu nii-öelda näohoolduse kenasti ära, lähen näiteks kell 1 päeval trenni, kas ma pean kogu komplekti jälle näo peale panema, pesu, keel, vaht, kreem, päikesekaitse ja siis õhtul lähen koju, pesen jälle näo nii-öelda puhtaks ja siis jälle, et kas seda liiga paljuks ei lähe? Sageli läheb, enamjaolt lähebki ja selle kirjelduse järgi, mis sa rääkisid, jah, läheb. Et siin on jälle nüüd hästi tähtis see, et sa istud oma kliendiga maha ja räägidki üksipulgi läbi selle, kunas ja kuidas ta trennis käib, mida ta täpselt kasutab ja siis sa paned paika. Nii, aga ühesõnaga jätkamegi nüüd sellel teemal, et kui vanus on 20 ja ütleme 20 kuni 25, siis võtame sellise vanuselise või 26, et mida siis teha, et millest peaks alustama nüüd see noor 20-aastane, et millised must-have tooted tal peaksid olema siis igapäevases kasutuses? Tegelikult tegin blogisse ka ühe postituse, kus ma ei ole väga suur vanuse järgi nii-öelda nahahoolduse jagaja, aga seda saab teha. Ütleme siis niimoodi, et 20-ndates kõige tähtsam on ennetusel, säilitamisel sellel, mis sul on. Et ma arvan, sa teed ise ka, kui palju on seda kollageeni, kui heas vormis see on elasteeni. Et ma arvan, see baasasi, mis noortele peaks selgitama, on päikesekaitsekreem. Kuidas ja miks seda kasutada? Nii, räägime kohe ära selle, kuidas ja miks seda kasutada, sest sellega on igavene jama, ütleme ausalt, et väga paljud arvavad, et kui ma päikest otseselt ei võta, kui ma rannas ei ole, siis mul ei ole vaja panna päikesekaitset. Nii see ju ei ole. Ja eriti veel meie kliimas on ju. Just, ja kui sa julged öelda, et kasuta aasta ringi, siis on see
täielik terror, vaata, et mis asja on ju. Ja, et kas nii ongi siis just? No ütleme siis, et meie enda töös hästi palju soovitame seda eelkõige muidugi foto vananemise ennetuseks on ju. Foto vananemine on ka selline sõna, ma arvan, mida võib-olla paljud ei tea, et mis see siis täpselt on foto vananemine? Ütleme, tähendab siis seda välimine vananemine, et sul on keskkonnas põhjustatud naha vananemine, sa näed seda niimoodi, et liigne UV-kiirgus on põhjustanud su nahale kortsud, peenikesed kurujooned, su nahk on lõdvem, pigmendilaigud näiteks hästi tavaline, laienenud kapillaarid, pisikesed veresooned. Punetus nii-öelda. Punetus, et selles mõttes liigne UV-kiirgus kahjustab naha kollageeni, ütleme, lagundab seda enneaegselt, et siis päikesekaitsekreemiga sa saad seda protsessi pidurdada. Ja selle välimise vananemise juures ma ütlen kohe ära tegelikult need 3 kõige suuremat tegurit ongi UV-kiirgus, liigne, suitsetamine ja õhusaaste. Et miks uuemad tooted on seal antioksüdantidega just nagu, et seda õhusaaste mõju ka vähendada. Nii, ühesõnaga põhimõtteliselt siis 20-aastasele patsiendile ja kliendile soovitaksid siis päikesekaitset ja kas ma alustaks selle info jagamisega, kui ta juba ei kasuta, aga noored on nii teadlikud, et ma arvan, et juba väga paljud kasutavad. Aga ja siis see naha ABC, mis on igas vanuses, nagu me ütlesime, päikesekaitse on seal juures, aga pesukaitse on niisutav kreem. Ja siis tegelikult ma sinna paneks siis veel nii-öelda ABCD, mis see D on siis vastavalt naha seisukorrale või tüübile see aktiivaine. Okay. Et mis sulle nagu sobib ja selle mingi ekstra sulle annab. Aga mis see ekstra võiks siis olla 20 aasta? Ütleme, tal on täiesti korras nahk, probleemideta, probleemivaba. Minu jaoks ausalt öeldes kõige keerulisem patsient tavaliselt. Sa mõtled nüüd, et normaalse nahatüübiga? Ja ta tahab veel paremaks seda nahka saada. Et mis see siis ekstra seal peaks tema puhul olema? No tead, ma nõustun sinuga, see on äärmiselt keeruline klient ja see on tegelikult üldse inimesed, kellel on normaalne nahatüüp või ka kombineeritud. Nemad on sageli need, kes tulevad ja ütlevad, et vahet ei ole, mis ma kasutan. Ma pean siin silmas siis näiteks mingi kreeme, et vahet ei ole, mis ma kasutan, ega ma väga aru ei saa ja kõik sobib ja nad on tegelikult nii õnnelikud, sest nad võivad ükspuha mida peale määrida, ise ka mingeid maske teha on ju. Ja nad ei saa väga sellest mõjust aru, sest nende nahk on lihtsalt nii heas seisukorras, see naha kaitsebarjäär on tugev, tal ei ole liigset rasu, tal ei ole liigset kuivust, kõik ongi ideaalne. Aga siis tulebki kliendiga rääkida, et miks minu konsultatsioonid ma arvan, venivad nii pikaks, et sa lihtsalt nii palju pead sisse võtma ja kliendile rääkima. Tema räägib sulle tagasi, ütleme elustiilist harjumustest ja siis selle kogu info najal sa siis paned selle, et näiteks, et nüüd tuli välja, et sa tahad ikkagi näiteks natuke seda lisas ära, paneme sulle C-vitamiini seerumi. Aga 20-aastasel võiks juba panna? Jaa, täiesti vabalt, et see C-vitamiini seerum on selline, neid on nii palju erinevaid ka, aga valik lihtsalt sellise leebema variandi välja ja... Retinooli paneksid? Kui otsest vajadust ei ole, kas hakkaks kasutama 20-sed või lükkaks natukene hilisemaks selle kasutuse? Ja, see on hea küsimus, et ei otseselt ei pea lisama, et selles mõttes võib, aga kas nüüd nii paaniliselt hakata, et hästi ennetama hakata. Ma just nägin sotsiaalmeedias oli üks küll välismaa tegija, aga tema on 25-26, et sealt hästi nagu üritas populaarseks muuta seda, et ta muidugi on USA-s, aga retinoiini kasutamist, mis on siis Eestis on ju retseptiravim, retinoid, ja sellel eesmärgil, et naha vananemist ennetada. Et minu jaoks see on võib-olla liiga nagu drastiline samm 20-ndates, et selle ma lükkaks nagu edasi. Okei. Selge. Ja võtame vanuses, lähme siis edasi vanusega näiteks, mis me võtame 26-30. Sa paned nii nagu need nagu 30. Okei, teeme siis 30. Teeme 30. Nii, 30-ndates tavaliselt tulevadki, vähemalt minu patsiendid on 30-sed ja ütlevad, et oh my god, et nüüd on täielik katastroof, kõik on kortsus, silmaalused on tumedad, et eriti kui on veel lapsevanem ka, just siin väikse lapsega olnud, väsinud ja mida siis, kus sa siis pihta hakkad, et... Aga selles mõttes ongi, just nii nagu sa ütlesid, 30-ndad on need tavaliselt see aeg, kus me hakkame neid esimesi märke nägema, et kus ilmnebki see, et tekivad need esimesed kurrud sinna silmade ümbrusesse on ja võib-olla kurjuse korts, võib-olla poorid on rohkem nähtaval ja nahk ei ole enam nii elastne.
ja siis tuldaksegi. Et see on aeg, kus ikka seesama päikesekaitsekreem samamoodi jätkub, sest kui seda ei ole, siis ei ole mõtet midagi muud teha ja oma aega ja raha raisata. Ja aga siis nad ütlevad, aga kuldse jumega suvel on kuidagi nahk ju poole ilusam. Jah, seda tuleb hästi palju. Jah, tuleb välja uksest aknast kogu aeg. Aga meil on nii palju isepruunistavaid tooteid ja selles mõttes ma ei ütlegi seda, et me peaks nüüd keldris elama või täiesti niimoodi, et sa pead vihmavarjuga ringi käima, et UV-kiirgus, päike, sellel on ju ääretult kasulikud toimed, on ju. Ütleme nii-öelda täitsa nagu bioloogilised kuni selleni välja, et meeleoluni on ju, et nii kui päike väljas on, see on kohe teine inimene. Aga seda jumet on võimalik siis saada tervislikumalt ja see on siis nii-öelda potsikust praegu, ütleme siis vähemalt, kui ma võrdlen nüüd looduslikku päikest, solaariumit ja siis seda potsikust saadud on ju isepruunistavat kreemi. Et aga on sul mingi hea isepruunistava kreemi? Sa küsid valelt inimesed. Ma tean, aga ikkagi nad küsivad, ma tahan teada. Mina üldiselt ütlen niimoodi, et ma väga ei oska soovitada ausalt öeldes isepruunistavaid, sellepärast, et tihtipeale nad ummistavad nahka ja just vastupidi tekivad probleemid juurde, et on... Jah, seda võib ka olla. Ma isiklikult olen viimane, mis ma nüüd kasutasin, oli see Vita Liberata oma, on ju. See oli selline... See on väga populaarne, ja. Mulle meeldis, aga mul ongi see, et kuna ma olen ise niivõrd heleda nahaga, siis see vaev, et see ühtlaseks saada ja plikivabaks ja ütleme, see ei tasu minu jaoks ennast ära. Ja, mul on käed oranžid tavaliselt. Aga jaa, et see, ma ka ütlen selles mõttes ausalt, et mida ma ise olen kasutanud ja ma kuulan kliente, et ma nende tagasisidet, seda ju tegelikult ikkagi väga palju kasutatakse, neid isepruunistavaid tooteid ma pean silmas. Ja praegu on väga populaarsed mingid tilgad või õli. Kas see Danluxi omasid mõtled või? Ei tea, okay. Ma olen täiesti võhik selles isepruunistava teemas nii-öelda, et ma aga mina ka, ma olen oma klientidega aus ja ma ütlen niimoodi, et näiteks, et kui ma ei olegi seda ise katsetanud, et ma ei ole, aga kliendid hästi palju kasutavad niimoodi, et siis ma nagu jagan. Aga ma siin niimoodi välja ei tooks. Okei, las ise pruunistama. Ühesõnaga, meie sõnum on ikkagi see, et SPF, rääkides nüüd sellest 30-st, 50-st, et sellest SPF-i tugevusest, et osad ütlevad, et 15 ju võiks olla piisav, talvel vahet sellel on, et kas on siis suvi, ütleme, et päikest ju ei ole, et miks ma siis ei või seda 15-st panna, et mis seisukohad sul selles osas on? Selles mõttes ei võib ikka ja sageli see 15 või 20 on ka kuhugi jumestuskreemi või millessegi on juurde lisatud. Eeldusel, et sa kasutad seda õiges koguses. Aga talvisel ajal jah, UV-indeks on minimaalne, aga meil on ikkagi aasta ringi on see UVA kiirgus, mis tungib ka läbi pilvede ja läbi aknaklaasi ja jõuab sügavale nahka, kahjustab nahka. Et me ei räägi siin ainult fotovananemisest, vaid ka siis nii-öelda nahakasvajatest ja erinevatest healoomulistest ja halvaloomulistest. Aga SPF võiks alata 30-st. SPF 30, mina eelistan 50 ja just sellepärast ka, et mul on Instagramis tegelikult highlightsid all, ma olen teinud selle teema kohta, et kui palju või kuidas päikesekaitset kasutada. Et seal ongi see jaga, et sa võid võtta selle SPF 30 näiteks on, et ma ei taha kõrgemat, aga kui sa ei pane seda õiget kogust, siis pole nagu mõte panna väga. Mingi kaitse sa saad, aga sa ei saa seda õiget kaitset ja isegi kui sa paned selle õige koguse, sa ei saa ikka 100% kaitset, et me ei ela nagu laboritingimustes või me higistame, liigume, katsume oma nahka on ja paneme sinna meiki peale, et selles mõttes me oleme inimesed. Aga võt, ma kohe küsin ära ka nüüd, et räägitakse ju, ise ka teame, et tuleb seda uuendada, et ei ole niimoodi, et hommikul panen ja siis õhtul võib olla suvel on ju, siin on päikega õhtul, et uuendan siis uuesti, et iga 2-3 tunni tagant. Jah, aga kui on meik peal, mis sa siis, kuidas sa siis uuendad, on sul mingid nipid? See on selles mõttes, et jällegi selline asi, mis minu arvates ma ei saa nagu kliendile kohe otsa tormata, et nii, hakka nüüd SPF 50 kasutama aasta ringselt ja iga 2 tunni tagant hakkad seda uuendama. Enamus kliente ehmuvad ära ja ongi see, et kuidas ja miks on ju. Ja enamus kliente ütlevad, et kas ma siis pean mööda katusealuseid käima. Just, et see päike on vaenlane on ju. Aga alustame leebemalt, et esimene see samm, leia see päiksekaitse on ju, mida sa tahad kasutada, mis su nahale sobib, mis on mõnus. Minul hetkel näiteks meeldib see Atopic toonitud just sellepärast, et see annab mulle, ta on jumestuskreemi asemel, ta mulle sobib.
et annab piisava kaitse ja loo see selline hea tugev baaskiht siis hommikul või kunas sa oma päevaga alustad, on ju. Eeldusel, et ma eeldan, et sa siis oled, ütleme siis liigud võib-olla tööle või kuskile siseruumi või et me räägime niimoodi jutumärkidest tavainimesest. Siis ma nagu väga ei kurjusta selle uuendamisega, aga ja oleneb aastaajast ka, on ju. Aga ja siis, kui sa lähed välja, siis sa võid uuesti selle kihi peale panna. Meigi peale on jah olemas sprei variandid, mida ma väga ei fänna, sest nad ei anna täit efekti ikkagi. Nad ei anna täit efekti, sest enamus inimesi kasutab seda niimoodi, et ta laseb seda spreid otse näole ja sageli ka õues veel, on ju. Aga tegelikult peaks seda laskma peopessa ja ikkagi masseerima naha sisse. Aga noh, ütleme nii, et kui sa siseruumis või ütleme sellises kohas, kus nagu väga tuuletõmbust ei ole, lased seda oma näole ka spreina, noh, ta on vähemalt mingigi kaitse. Aga nüüd on juba suurem valik puuder SPF, ma arvan, sa oled ise ka näinud ja sellised kompaktpuudreid. Ma arvan, et minu arvates see on nagu mugav. Ja, on tõesti, jah. Kuigi ma ei ole suur meigi kasutajad, ma ei kujuta ette, kui sul selline tugevam meik on, et siis võib-olla jah, on raskem, aga... Vendada midagi, jah. Aga kui me räägime nüüd suveperioodist, kui me räägime intensiivsest päikesest, ma ei tea, kui su töö on, kui sa oled aednik, ehitaja väljas, siis on küll see, et sul peab olema müts, sul peab olema tugev päikesekaitse, mida sa tõesti uuendad 2-3 tunni tagant. Kõige parem on vaadata neid teetöölisi, kes on juba kevadel täiesti pruunid ja suveks on niimoodi, et ainult silmad ja hambad on näha, on ju. Et aga võt, nende puhul mul on valus ja kui ma vaatan, et keegi on täiesti nagu ära põlenud ja ma sõidan mööda, siis mul on selline tunne, et viskaks nagu pangega seda päikesekaitset talle, et nagu päris kurb on ja nii, aga tead, ma vaatan, et meil on, sa postitasid oma Instagramiga sellel teemal, eks ole, küsimused, et inimesed saaksid küsida, et me teeme podcasti täna, et siis nad ka küsisid, ma küsin nüüd siit neid küsimusi, osadele me oleme tegelikult vastanud ka, et topeltpuhastus, mis üldse tähendab? Räägitakse hästi palju sellest topeltpuhastusest. Kas see on vajalik? Jah, see ongi lai mõiste, et kuidas keegi seda nimetab. Mina ütlen siis niimoodi, jah, see on vajalik, aga siis niimoodi, et ma eeldan seda, et see esmane puhastus on leebe, naha puhastamine meigist ja sellisest suuremast mustusest või SPF-ist, päikesekaitsest. Ehk siis esimene samm on näiteks mitsellaarvesi, mis on minu lemmik, aga see võib olla ka pesukeel vaht või midagi? Vaat siin ma pesukeelt esimeseks ei võtaks. Võtakski mingi leebema variandi, mingi palsami, õli, meigiemaldus, piima või siis selle mitsellaarvi, mis iganes sulle sobib. Ja siis see teine samm on see pesukeel või vaht või siis mingi selle pesukreem on ju, vastavalt nahatüübile, seisukorrale. Ja siis kõige lõpus sa loputad ilusti selle puhta veega maha, et sulle jääks seda tootejääki nahale. Aga ma soovitan seda teha korra päevas ja õhtuti. Et kui sa hakkad nüüd seda topeltpuhastust tegema väga karmide toodetega ja veel 2 korda päevas, siis see on muidugi liig. Kui sa teed seda õigesti ja oma nahale sobilikult, siis minu arvates tänapäeval sellises keskkonnas, kus me elame ja nende toodetega on see vajalik. Ma olen sinuga 100% nõus. Ma täpselt samamoodi nõustan, et hommikul pigem kergem ja õhtul siis kogu see päevane mustus maha ja isegi kui pole meiki peal, et ikkagi päeval me teeme oma naha mustaks igalt poolt. Nii, siis järgmine apteegi kosmeetika versus muud. Kuidas sa suhtud? Ja raske nüüd öelda, mis siin nagu täpselt küsiti, aga ütleme niimoodi, et kuna meie töötame nahakliinikus või nahakliinik, ilukliinik, siis enamjaolt meieni satuvad ikkagi mingi nahamurega inimesed ja neile ma küll, miks ma nii palju apteegitooteid soovitan, on see, et need ongi tegelikult mõeldud just erinevate nahamuredega, et nad on nagu spetsiaalsed tooted, mis on selleks välja töötatud. Et ja noh, Prantsuse dermatokosmeetika on veel omaette selline seisev asi on ju, või ütleme see, et seal on nagu väga häid tooteid ka nii-öelda mitte nahamuredega inimestele. Aga kui see nahk on kahjustunud, kui nahakaitsebarjäär on kahjustunud, siis ma valiksin pigem apteegitooted. Kui sul on normaalne nahk, kui sul mingid muresid ei ole, noh, südamerahuga sa võid osta aga mingid teisi kreeme ja midagi ei juhtu. Need on need ei pruugi juhtuda, jah. Noh, need on need patsiendid, kes jõuavad meile ja nad tahavad nii-öelda midagi veel, et ei näe, et mingi kreem toimib või teeb midagi erilist hea nahaga. See on vaja selgitada. Aga minu arvates jah, ei ole
kõik kreemid, mis meil poodides müüakse, need peavad vastama EU seadustele ja Eestis kontrollib Terviseamet, on ju, ja see on mingi kosmeetikatooted peaksid veel mingi rahvatervise seaduse all olema. Et noh, selles mõttes ei ole nüüd, ma ei saa öelda, et apteegitooted on kindlasti paremad, aga ongi nüüd see sihtgrupp on oluline ja mille jaoks me neid kasutame, et. Jah, nii, lähme siit edasi, et kas kortsukreemid reaalselt siluvad ka kortsu? Kortsukreemid või see sõna kortsukreem, see on esiteks turundussõna, on ju, mida me selle all mõtleme. Kortsukreem võib olla sul rikkalik niisutav öökreem ja samas see võib olla retinooli baasil, on ju, mingi selline aktiivainega kreem. Need on 2 totaalselt erinevat toodet. Ehk siis ütleme niimoodi, et kortsukreem võib reaalselt naha kvaliteeti parandada ja ka neid kortse siluda. Oleneb nüüd, millest me räägime. Aga see on suures osas turundussõnum või selline turundussõna ikkagi. Ja kui korts on olemas, siis ta sinna tegelikult suuresti ju jääb, on ju, et ega ta ju sealt ära ei kao. Mingi kreem ei ole kustugum. Seda küll, et kui see on nüüd niipidi mõeldud, et siis on vaja juba invasiivseid protseduure ja siin on ka hea näide minu arust J.Lo, Jennifer Lopez, mingi vahe rääkis, kuidas tema kasutab, kas oli kookosõli või oliiviõli, on ju. Et see on mu ilusaladus. No, olgem ausad. Ma arvan, me teame väga hästi, mis ta ilusaladus on. Jah, just. Nii ta on. Osad ka siin ei taha midagi nagu kellelegi pihta suunata, aga vahel ma olen näinud nii-öelda teatavate loodustoodete puhul ka näiteks reklaamnägusid, kes räägivad, et nad ainult kasutavadki neid loodustooteid, ainult kreeme, aga kuidagi see otsmik on jube kena ja kurjust ka ei ole ja naerukortse ka, et siis nagu tekib küsimus, et kas see on ikka see puhas kreem. Et nii ta on ja nii. Ja siis on nahahoolduse ABC 20-ndatest, tegelikult me rääkisime ära ja millal hakata silmakreeme kasutama. Et see on ka selline tüüpiline küsimus ja kas üldse on vaja kasutada, et just, ma alustakski sellest, et tegelikult ei pea eraldi silmakreemi kasutama, kui su kreem, näokreem, mis sul on, sobib ka su silmaalustele. Et ei pea kasutama, kui sa ikkagi tahad, kui sul on mingi kindel mure seal silma all, mis sul on vaja nagu erineva ütleme tumedad silmaalused, on ju. Siis ma võtaks lisakreemi juurde, on ju. Et aga nüüd sinu lemmik kreem, tumedad silmaalused kohe küsitakse. On the spot ja. Paned ma siin. Kuna ma olen nii kaua Sestermaga töötanud, siis mul kohe esimese asjana löövad pähe Sesterma tooted. Ma ei ütleks, et need on mul lemmikud, aga nad on selles mõttes head, et nad on head alustamiseks. Ma arvan, et sa nõustud, et nad on piisavalt tugevad, sa näed efekti, aga samas piisavalt leebed või et nad ei kahjustu. Et neil on väga hea silmakreem C-vitamiiniga ja siis on kas sesretinaal, mulle ka väga meeldib, et silmadele. Imidži omadest, Imidži on ka väga populaarne Eestis. Jällegi väga kiidetakse, nende C-vitamiini tooted on väga head, aga ma ei ole silmakreeme neil spetsiaalselt kasutanud. Muidugi väga hea, mis on, kui on silma ümber selline tundlik kuiv, siis hästi tuntud teema Kielsi avokado silmakreem ka meeldib ja Istini kas oli K-oksideev silmakreem on ka selline mõnus, mida ma ise ka praegu kasutan. Aga see valik on hästi-hästi suur, et ma tavaliselt Instagramis ka, kui ma vastan, siis mul mingid asjad niimoodi tulevad on ju pähe, sel hetkel ma vastan need, aga võib-olla homme tulevad mul hoopis teised need. Aga mingisugused suunad on kätte antud, et kes otsib endale silmaaluse kreemi, siis miks mitte vaadata sinna poole ka, et aga sinul on, ma tean, väga hea selline blogi tumedate silmaaluste kohta ka ju. Blogipostitus, jah. Aga nüüd mõtleme, et kuidas ma selle tegin ja ma peaks üle vaatama, et kuidas see info seal kas vastab. Aga tumedad silmaalused on keeruline teema. On. Kortsus, tumedad silmaalused ja minu kogemus ütleb seda, et kui sa oled juba 30 ja sul on need silmaalused tumedad, et paljuski mängib rolli geneetika ja veetarbimine, magamine, tervislik toitumine ja silmaaluse niisutamine. Et kreemidega kindlasti ja siis ka paratamatult peab tegema juurde tegelikult ka muid invasiivsemaid protseduure, et seda seal hoida. Et, ja siis on kohati selline tunne, et ka osadel kindlasti minu enda patsientidel, ma ei tea, kuidas sul on, et kui sa selle silmaalusega teed pausi
nii-öelda, et siis aktiivsemalt ei tegele sellega, see on selline tunne, et issand, et kõik on vanaviisi tagasi. See on sul ka hea tähelepanek, see on tegelikult ma ütleks kogu näohooldusega, et miks see peab või miks me rõhutame nii palju, et see peab järjepidev olema. Et see ei toimi, kui sa teed seda nagu sutsakatena, lühiajaliselt võib-olla korraks või kui sa oledki, ütleme noorema, aga kui sa tahad mingit pikaajalist efekti, siis ja eriti nii keerulise piirkonnaga nagu silmaalune, et täiesti nõustun 100%. Jah, eile just oli üks selline patsient mul, et vaatad, et kõik asjad on juba tehtud, aga pikem paus pool aastat ja siis vaatad, et jälle hakkaks nagu nullist pihta. Päris nullist tegelikult pihta ei hakka, aga sellist tugevamat turgutust või boost'i on korraks vaja, et jälle see nagu heaks saada. Aga silmaalused ja pigmendi probleemid, need on minu arvates või olid minul kõige pikemad konsultatsioonid, kas oligi infot ja kliendi harimist. Just. Jah, nii ta on, sest pigmenti on ka ju erinevaid tüüpe, kuidas ja mis, vaata, meil on nii palju jututeemasid, et tegelikult me võiks siia tunnide viisi rääkima jääda juba, aga mis siin on veel küsitud, las ma nüüd vaatan. Ma arvan, et raseduse ajal jätame raseduse imetamise, ma arvan, võib-olla isegi teiseks korraks, et seal on täiesti oma ette teema ja jumal tänatud, et sul on see kogemus nüüd endal ka, et nüüd ma kujutan ette, et raseduse ajal sa vaatasid päris palju, et mida kasutad ja mida mitte. Ja kuidas nahk muutub, just. Et see on ka hästi huvitav. Ja vaata veel, mis siin põnevat on. Võtame siit, selline küsimus, kuidas nahaõeks saada? Tead, mul on sellega seoses video pooleli, kuna ma olin pool jaanuarit haige, aga ma teen selle kohta eraldi pika postituse, aga ütleme siis niimoodi, et meil ei ole Eestis esteetikakoole, kuhu sa saaksid nii-öelda minna ja siis nahaõeks või esteetilise meditsiiniõeks või arstiks õppida. Et sa pead kõigepealt õppima õeks või arstiks, on ju. Me räägime praegu siin õdedest, lõpetame siis Tartu või Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja siis ennast koolitama või leidma kliiniku, kes on siis nõus sind koolitama. Et meil kõik praegu käib kursuste najalt, Eestis ka pakutakse üha rohkem, aga minu arvates on siin vajalik võtta juurde välismaalt, kus on see juba aastaid on, seal ongi reaalselt need esteetilise meditsiini kursused ja koolid, et tuleb kindlasti juurde võtta sealt. Aga seal on oma etapid, ma siis annan selle väikese tiiseri siia, et selle kohta tuleb postitused, siis ma räägin nagu täpsemalt või annan enda soovitused ka, et mida võtta või mis samme mina tegin või kuidas ma mõtlesin, et mis tuleks kasuks. Aga jah, õpiväeks. Ja siis... Et mis mina nagu soovitaksin enda poolt on see, et kui soovida saada nii-öelda esteetilise meditsiini ajaks, et kindlasti tuleks paar aastat tegelikult hoida nii-öelda käsi hands-on ka kuskil mujal osakonnas, et lihtsalt see käeline tegevus on nii oluline ja et sa õpid hoidma, tegema erinevaid süsteid, kuigi jah, me teeme täiesti erinevaid süsteprotseduure, et aga siiski, et sul see käsi oleks kindel, turvaline, täiesti nõus. Sest ma olen nüüd tagasi saanud, et väga paljud naised, tüdrukud lähevad tervishoiu kõrgkooli, sina tead rohkem, sina oled õppejõud seal, kes ju kohe tulevad sooviga, et nad ei taha töötada haiglas. Ei, nad ei tule kohe sooviga, nad vastuvõtu vestluste komisjoni tööd ma teen ka, oskavad väga hästi vastata, et nad teavad, et mis peab ütlema, et sisse saada. Aga sa saad ikkagi aru, et neil on see soov ju see, et nad tahavad esteetikasse minna. Alati ei saa. Alati ei saa, et võib alati ilusat juttu rääkida, et tahan minna kiirabisse tööle, tahan olla neuroloogia sõde, aga tegelikult on südame soov saada hoopis esteetikasse, et mis on ka okei. Ega selles mõttes see valdkond ju ka tegelikult meil laieneb ja eks õdes ei ole ka siia juurde vaja, aga meie eesmärk on ikkagi pigem see, et õed töötaksid haiglas, perearstikeskus, vaimse tervise, jah, just, et kõik see pool. Aga selles mõttes ma olen suga nõus, et minule ka, praegu, kui ma peaksin haiglasse tagasi minema, ma arvan, ma oleks šokis lihtsalt, see keskkond on hoopis teine, on ju. Aga see nii tuleb kasuks ja juba see teistsugune suhtlus on ja
sa saad sellise, ei, tegelikult ma ei saa öelda, et sa saad paksu naha saad igal pool, meie valdkonnas ka. Ja, et selles mõttes, et paksu nahaga peab olema, see on esiteks, kindlasti peab olema huvi, ilma huvita sa ei tee siin esteetikas mitte midagi. Et see on ka kindel, et kui sa mõtled, inimesed väga palju, see on nagu läheb jälle nüüd teise teemasse hoopiski meil, aga okei, las ta jääda. Et mis ma veel tahtsin öelda, Liisa, sulle seda, et kui mina tulin Medemisse tööle, ma ei saanud üldse läbi. No, sellest on, ma arvan, äge rääkida, aga mis mulle, kui ma olen seda nagu analüüsinud tagantjärgi, siis mul ongi see, et mina olen selline, et sa pead alustama niimoodi, et sa võtad selle kursuse, siis sa saad näopesu selgeks, kus me õpid mingi, ma ei tea, käelised ja siis tuleb Agve, kes on hull entusiast, ta lendab lihtsalt 100-ga peale ja tahab kõike teha ja siis mina lihtsalt niimoodi nagu, kuidas sa niimoodi teed? Liisa läheb ära kõrgeks, oh my god, mine keemilist koorimist õppima. Tagantjärgi suured tänud sellepärast, et see on nii vajalik. Ei, aga tead, kui palju mina sinult õppisin sellega, kui palju nagu on vaja just sellist energiat, et vahel ongi see, et sa pead pea ees sisse hüppama. Et sa ei saagi nagu paberi järgi ajada või raamatu järgi selle, et ma võtan selle sammu. Et sul oli nagu see, ma mäletan ühte süstimist, see oli su esimesi süstimisi. Sa hullud mingi, Liisa, ma tahan seda, et otsi mulle klient on ju, ma tahan harjutada, siis me läheme harjutama, käsi hullult väriseb Agvel, aga teeb. Siiamaani väriseb. Minul ka, aga lihtsalt minul see oli nii äge, et sa ongi see, et minul olid nagu enda hirmud nii takistuseks, et ei, no kuidas ma siis süstin, kui mul käsi veriseb ja ma pean enne selle selgeks saama ja selle raamatu läbi lugema. Aga no näed, et teistmoodi saab ka, et minu arvates nagu nii... Ei, ma tahtsin ka, ma tahtsingi öelda, et tegelikult ei saa. Et tegelikult ma olen hästi pikalt selle peale mõelnud ja tegelikult on ikkagi niimoodi, et tuleb käia läbi need keemilise koorimise kursused, sellepärast sa õpid seda nahka tundma, et kui ma seda poleks teinud, ausalt ma ei tea, täiesti mõtet on ainult süsteprotseduuriga teha, et sa pead nagu päriselt aru saama, mis see nahk on, kuidas ta käitub, kuidas ta reageerib, et see õpetas nagu niivõrd palju. Et, ja siis vaikselt minna edasi võib-olla mesoteraapia ja kõik muud asjad. Et... No, aga samas, no näed, ikkagi sul... Me kombineerisime teineteist. Aga minu võrrates jah, see on see, ja sama ma ütlen sulle nagu selle podcasti tegemisega, et mina ja ma arvan, ma olen DM-idesse saanud ka tagasisidet, et nii paljud tahavad seda teha ja näe, aga jälle juba teeb, on ju. Et see on nagu nii äge, et sul käib kõik see nii lihtsasti kuidagi, et see alustamine. Ei, aga noh. Tundub, sa jätad mulje, ütleme. Ja, oskan muljet ette. Aga selles mõttes jah, ma tulles tagasi nagu selleni, et jah, et kui ma julgustan neid uusi õdesid, et siis on küll see, et miks me räägime nagu sellest, et alustada sellest, et õpi nagu, ma ei tea, nahapesu selgeks ja nahaehitus ja asjad, et no on. Ülivajalik ja ülivajalik. See on nagu jälle see ABC. ABC on oluline ja. Mis me siis lõpetuseks ütlesime, meil on see naha ABC, me hakkasime hoopis teisel teemal natukene rääkima, et mingisugune lõpusõna, hea lõpusõna, Liisa. Hea lõpusõna. Instagrami ei tulnud küsimusi. Ma ei tea, oota kohe vaatame. Meil on Instagrami live ka, kas see üldse kuuleb keegi meid või? Oota. Seda saab pärast järgi vaadata. Oota, kohe vaatan jah. No siis ei küsi. Ei taha keegi midagi küsida. Aga lõpetuseks ütleme niimoodi, et kui sul on huvi, siis see karjäär on mega äge, mega huvitav. See annab sulle nii palju, see on nii, ütleme, rutiini ei ole meie töös. Ja ütleme niimoodi, nahahooldusega ma ütleks, okei, mu lõpusõna on see vähem on rohkem. Ja less is more. See on see põhise sõna ja. Meil see doktor Steven Harris rääkis seda muidugi täitesüstide kohta, aga minu arvates see käib kogu nahahoolduse kohta. Et lihtsalt võtta neid tuure natukene maha ja analüüsida kõigega, kogu nahahooldusega, kogu toodetega, et mis mul täpselt vaja on ja alustuseks õppida üldse enda nahka tundma ja sealt edasi minna. Jah. Ja igal juhul suured tänud sulle, et sa tulid. Ma ütlen ka korraks lõpetuseks, et leia endale õige nahaspetsialist. See on ülioluline, et sul oleks temaga usalduslik side ja sul oleks võib-olla kliinik või siis kosmeetik või nahaarst, kes on tõesti nagu pühendub 100% sinule. Ja see on ka selline vaata kõhutunde järgi natukene ka, et sa saad aru sellest, et kui sa oled selle õige
leidnud. Kui sa oled selle õige leidnud. Ja samas on see ka, ega see õige võib ka vahepeal ju puusse panna, vaata, et siis andke andeks. Ja, aga see on jällegi see, et kuidas sa oskad on ju selles olukorras käituda. Ja see tuleb ka kogemuse pealt. Just. Ma arvan, et eks me kõik oleme soovitanud vahepeal võib-olla valet kreemi, aga nendest me ei räägi. Aga igal juhul... Vale kreem on hea, jah. Kui vale hape näo peale läheb, siis on paha. Ja siis on paha, ja. Aga igal juhul suured tänud ja oli väga tore sinuga vestelda. Aitäh sulle. Jah.